oleme jõudnud kolmanda ülesande juurde, kus teie peate lahendama võrratuse. Võtame esimesena siis meie A. No, paneme kirja, mis me teame. Meie teame, et meil on 0,3 astmes x pluss 1. Ja tema on väiksem kui 0,3. Kui meie tahame seda võrratust lahendada, siis meie peaksime märkama, et lihtsalt 0,3 on loomulikult 0,3 astmes 1. Kui meil alused on võrdsed, siis see tähendab, et meie astmed, ehk siis x pluss 1 ja 1, peavad olema samuti võrdsed. See tähendab seda, et meie võimegi kirjutada x pluss 1 nii on väiksem kui 1. No, loomulikult selle ühe siin viime meie teisele poole. 1 miinus 1 on 0 ja nii-öelda saaksime sellise asja, et x on väiksem kui 0. Aga see praegu ei ole korrektne. Sellepärast, et kui teie vaatate seda arvu siin ja seda arvu siin, siis need arvud, no see on seesamane arv. See arv on väiksem kui 1. See on murdarv. Ta on 0 ja 1 vahel. Kui teil on selline murdarv, siis mida suuremaks selle arvu aste läheb, seda väiksemaks see arv ise läheb, kuna tegemist on murdarvuga. Sest nagu loomulikult on ju, mis ta on 0,1 on ju, no astmes 2, tema on ju 0,01. 0,1 astmes 3 on ju, on 0,001. Et need arvud lähevad järjest väiksemaks, kui tegemist on murdarvuga. Mis tähendab seda, et kui teil on mingisugune võrratus, kus teil on tegemist sellise murdarvuga, siis te peate lihtsalt meelde jätma, et teie keerate selle võrratuse märgi teist pidi, mis tähendab seda, et x ei ole väiksem kui 0, x peab olema suurem kui 0, sellisel juhul see esialgne võrratus siin on korrektne. Nonii, vaatame edasi. Et kus meil siin see B on? No vaatame B-d. B puhul, no vaatame, mis me teeme. Meil on siin selline kena asi on ju, nagu 3 astmes 4 miinus 2 x-i on suurem kui 27 astmes 2. Ja täpselt nii nagu eelnevates ülesannetes me peame märkama, et 27 ja 3 on kuidagi seotud. 27 on loomulikult sama, mis 3 kuubis. Mis tähendab, et meie võimegi siia tema asemele kirjutada 3 kuubis. No astmes 2 on ju. Ja loomulikult 3 kuubis astmes 2, sellisel juhul me astendatavad korrutame ning saame, et 3 astmes 3 astmes 2 on 3 astmes 6. Nii, paneme siia 3 astmes 6. Ja kui meie vaatame edasi, siis jällegi taaskord me märkame seda, et meie alused on samad. Ja kui meie alused on samad, siis see tähendab, et ka nende astmed peavad olema nii-öelda võrdsed. Nii et vaatame, mis siin juhtub. 4 miinus 2x ehk siis see aste siin peab olema suurem kui 6. Ning erinevalt eelnevast ülesandest, kus me pidime selle märgi teistpidi keerama, kuna siin ei ole tegemist murdarvudega, siis seda meie tegema ei pea. Nii.
ja selle 4 rahulikult viime teisele poole, on ju. 6 miinus 4 on 2. Ehk siis meie saame sellise asja. Miinus 2x on suurem kui 2. Loomulikult jagame selle läbi sellega, mis meil x-i ees on, ehk miinus 2-ga. Ja mis me siis saame? Meie saame sellise asja. No 2 jagatud miinus 2 on loomulikult miinus 1. Aga mis te peate meeles hoidma on see, et kui teil on tegemist võrratused ja te jagate selle läbi mingi negatiivse arvuga, nagu miinus 2-ga, siis võrratuse märk pöördub teistpidi. Ehk siis x ei ole suurem kui miinus 1, vaid x peab olema, ma teen selle uuesti, vaid x peab olema väiksem kui miinus 1. Ja see oligi ülesanne 3.